Tõeliselt sensatsiooniline uudis, mis pani Kremli pingesse. Ukraina avaldas vaikselt 2 teadet, mis muudavad selle sõja strateegilist pilti. Esimene. Ukraina töötab välja tiibraketi Ruta Block 3, mille lennuulatus on 2000 kilomeetrit. Sisuliselt on see odav analoog Ameerika Tomahawk raketile, mille vastu on juba huvi tundnud isegi sakslased, kellele Trump keeldus oma Tomahawk andmast. Teiseks, Ukraina ettevõte Brave 1 on loonud oma esimese juhitava lennupommi. Ja mis oluline, see on juba valmis lahingus kasutamiseks. See muudab oluliselt rindejoone struktuuri. Üldiselt analüüsime selles saates mõlemat juhtumit. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga kõigepealt palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja kirjutada ükskõik milline kommentaar. Ja enne kui alustame, hetk teie tähelepanu, sest see saade ilmub tänu Preply platvormi toetusele. See on Ukraina veebipõhine võõrkeelte eratundide platvorm. Seal on umbes 100 000 õpetajat ja 90 keelt. See on ideaalne neile teist, kes näiteks elavad välismaal ja õpivad saksa, inglise, poola või ükskõik millist muud keelt. Ja mis on teie jaoks väga oluline, praegu on neil esimese tunni pealt 50% soodustust. Seetõttu on selle video kirjelduses link, millele klõpsates saate kohe 50% soodustust YouTube'i kanalilt Aleksei Betši. Aga nüüd liigume edasi saatega. Niisiis, eile tutvustas Ukraina korraga 2 uut raketti. Alustame raketist Ruta Block 3, sest 2000 kilomeetrit on arv, mida tuleb selle sõja mastaabis tõesti mõista. See on kaugus, mis võimaldab rünnata Ukraina keskosast, Moskvat, Peterburi, Jekaterinburgi ja nii edasi. Üldiselt peaaegu kogu Venemaa ulatuses. See on põhimõtteliselt teistsugune sõja mastaab. Märgitakse, et ettevõtte Destinus on Hollandi arendaja, kes töötas koos ukrainlastega partnerluses. Juba tarnib Ukrainale tiibrakette Ruta varasematest versioonidest, et teha reaalseid lööke Venemaa pihta. See tähendab, et neid juba kasutatakse. Aga need raketid ei lenda nii kaugele, kui soovitakse. Seetõttu toimuvad praegu lennukatsetused raketiga Block 2, ehk siis Ruta Block 2. Lennukaugus on 700 kilomeetrit ja see peaks minema masstootmisse juba sel aastal. Ja samal ajal teatas see sama ettevõtte Destinus raketi Block 3 arendamisest. Selle lennukaugus on kuni 2000 kilomeetrit. Ja siin toon raketi tehnilised andmed vastavalt Defense Expressi andmetele. Lõhke pea kaalub 250 kilogrammi, soojuskujutisega isesihtimispea. Koostöös tootjatega on see spetsiaalselt kohandatud töötama piirkondades, kus Venemaa segab GPS-signaale. Uus turboreaktiivmootor Destinus T220 praegu on see arendamisel, väljalaskmine standardiseeritud konteineritest. Oluline on mõista, et seda platvormi saab käivitada ükskõik millisest kohast. Lennukatsetused on kavandatud aastaks 2027. Ja nüüd annab Defense Express sellise täpse hinnangu. Tsitaat. Odav tiibrakett, mis suudab tabada sihtmärke kaugusel 2000 kilomeetrit. See on väga hea väljavaade, mis võimaldab täiendada Deep Strike droonide arsenali. Seega saab rohkem lööke anda Venemaa Föderatsiooni kaugemal asuvatele objektidele. See tähendab sisuliselt võimalust anda rohkem lööke objektidele sügaval Venemaal ja seda odavamalt kui praegu. Võrdluseks, Ameerika Tomahawk maksab ühe tüki kohta 1–2 miljonit dollarit. Ja rakett Ruta on võrreldava lennu kauguse juures oluliselt odavam. Ja siin on väga oluline hetk, mis näitab, et see pole enam lihtsalt teooria. Asi on selles, et Ukraina kaitseministeerium on ametlikult otsustanud selle raketi tulevase tootmise üle. See tähendab, et selle raketi tellimused on juba esitatud. Ruta Block 2 tootmine toimub koostöös Saksamaa ettevõttega Rheinmetall. Pange tähele. Block 3 rakett toodetakse samuti seal. See võimaldab tootmist laiendada. See tähendab, et tegemist on juba Hollandi, Saksa, Ukraina projektiga. Defense Express rõhutab eraldi. Euroopa Liidus tuntakse puudust oma enda kaugmaarelvadest. Euroopa analoogid alles naasevad tootmisse. Ameerika Tomahawkide saatus on ebaselge. Seetõttu on taskukohasemate alternatiivide ilmumine igati mõistlik. Nüüd uuest kaabist. Ukraina kaitseminister Mihhail Fjodorov kirjutas täna.
Jätkame. Arendame Ukraina kõrgtehnoloogilisi lahendusi rindele. Brave One'i osaleja lõi esimese Ukraina juhitava lennupommi, mis on juba läbinud vajalikud katsed ja on valmis lahingukasutuseks. Arendus kestis 17 kuud. Niisiis, lubage mul tuua selle Brave One'i lennupommi tehnilised näitajad. Lõhkepea kaal on samuti 250 kilogrammi ja Fjodorov rõhutas, et see on ainulaadne konstruktsioon, mis ei sarnane teistega, ei Vene rakettidele ega ka Ameerika JDAM-ER-ile. Kaitseministeerium on juba ostnud nende kaabide esimese katsepartii. Piloodid harjutavad juba praegu lahingustsenaariume ja kohandavad uue vahendi kasutamist sõja tegelikes tingimustes. See tähendab, et enam ei räägita sellest, et see on kunagi tulevikus ilmuv prototüüp. Ei, see on juba seeriatoodang, mis on juba Ukraina pilootide käes. Need Ukraina piloodid harjutavad juba nende kaabide kasutamist. Ja see on super uudis. Miks see on strateegiliselt oluline? Selgitan seda mitme punktiga. Just kaabi ilmumine on väga oluline hetk. Esiteks, autonoomia. Ukraina ei saanud KB lääneliitlastelt. Ei Saksamaa ega USA pole siiski Ukrainale massiliselt tarninud raskemaid juhitavaid lennupomme. Tarniti, kuid üsna piiratud kogustes. Nüüd on Ukrainal omad. Pole enam vaja paluda. Teiseks, asümmeetria. Venemaa kasutab liupomme, kusjuures tuhandeid kuus. See on nende peamine vahend Harkivi, Zaporižja, Hersoni oblasti ja kõigi rindele lähedaste piirkondade hävitamiseks. See on odav massiliseks kasutamiseks mõeldud relv. Nüüd on Ukrainal olemas oma analoog ja see on juba tootmises. Kolmandaks, nagu öeldakse, on see ajamärk. Mõlemad teated, rakett Rutablock 3 ja Brave 1 tulevad välja samal päeval. Päeval, mil kõik polnud veel šokis toibunud, kui 556 drooni lendasid üle Moskva. Ma arvan, et see on sõnum venelastele. Kuni te meid ründate, loome meie seda, millega me teid homme lööme. Ja lööme seal, kus te seda üldse ei oota. Neljandaks on see Euroopa mõõde. Defense Express rõhutab spetsiaalselt. Ruta raketi tootmine toimub koostöös Saksamaa ettevõttega Rheinmetall. Üks Euroopa suurimaid kaitsetööstuse kontserne. See tähendab, et see rakett ei ole ainult Ukraina päritolu. See on Euroopa ja Ukraina kaitsealase integratsiooni tulemus. Euroopa saab endale taskukohased kaugmaarakettide võimekuse. Ilma sõltuvuseta Ameerika Tomahawkist, mida Trump keeldus Saksamaale müümast. Viiendaks on see signaal läbirääkimisteks. Kõik Ukraina teemalised läbirääkimised, kui need kunagi lõpuks sisuliseks muutuvad, toimuvad olukorras, kus Ukrainal on relvad, mille laskekaugus on 2000 kilomeetrit. See, nagu te aru saate, muudab läbirääkimispositsiooni. Oluline on siin ka maailma kontekst. Sõda Iraaniga on tühjendanud Pentagoni laod. Selle taustal arendab ja toodab Ukraina koos Euroopa Rheinmetalliga 2000 kilomeetril laskekaugusega rakette ilma Ameerika tellimuste ja rahata. See on strateegiliselt oluline iseseisvus nii Ukrainale kui ka Euroopale. Just sel hetkel, kui Washington, ise otsib, millega sõdida. Ja viimane oluline punkt. Defense Express rõhutab seda eraldi. Ruta raketi käivitamine standardiseeritud konteineritest ei ole lihtsalt mugavus. See on võimalus kasutada seda raketti erinevatelt platvormidelt ja kandjatelt. See on paindlikkuse küsimus. Lisaks soojuskaameraga isesihitu sihtpea, mis võimaldab töötada GPS-i segamise tingimustes. Venemaa kasutab aktiivselt satelliitnavigatsiooni segamist oma territooriumi kohal. Seega on rakett Rutablock 3 spetsiaalselt loodud nii, et see poleks üldse probleem. Ja oluline järeldus, see on olukord, kus Ukraina ei palu abi. See on Ukraina ise, kes toodab strateegilist relva ja pealegi saab seda pakkuda ka liitlastele. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage videole meeldimist panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha annetuse kaudu linkide ja rekvisiitide abil, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega!